Tšau, Rutska liivaäri siinkohal, et teeme 2 päeva liiva ja vaatame, kuidas tulema hakkab, et ma olen ise päris elevil juba. Et võiks olla siuke hea päev, kus saab juba võib-olla Richard Padile natukene siin mõnel ringil järgi püsida ja siis vaatame, kuidas see Ducati siin liiva sees, mis seadistusi veel teeme ja kuidas tööl hakkab, et kindlasti proovime seda traction kontrolli ka liiva sees rakendada ja vaatame üldse, mis pulli saama hakkab, et praegu just jõudsime siia Riolasse kohale, meil sadas rahet, temperatuur on umbes sama nagu Eestis. Oli siis, kui lahkusime vähemalt, et siuke mingi 10 ligi või midagi sellist on ju. Aga see meid tagasi ei hoia ja kõik Factory vennad on ka kohal, see on mõlemad reisulised on ja lätlased on kohal, Adamo on kohal, Ducati Factory Racing on kohal, MX2 tiim ja paljud teised, et lähme vaatame, siis paneme riidesse ja et mis siin saama hakkab. I'd love to be the one to disappoint you when I don't fall down. But you don't understand when I'm attempting to explain, because you know it all and I guess things will never change. But you might need my hand when falling in your hole. Your disposition I'll remember when I'm letting go of you and me. We're through. On your mind, so you leave and I can't believe all the bullshit that I find. Life is overwhelming, heavy is the head that wears the crown. I'd love to be the one to disappoint you when I don't fall down. But you don't understand when I'm attempting to explain, because you know it all and I guess. Väga korralik meeste rada on praegu ikka, et mäletan, käisime siin siuke mis oli 6-7 aastat tagasi, tegime laagreid siin päris pidevalt, et siis see rada nüüd meenutab natukene seda, kui olid kõik ässad siin kohal sel ajal, et Carolit, Fevre, Terlingsid, kõik käisid siin trennis, kuna Itaaliaka esimene etapp oli siis siin samas. Sel ajal veel GP-d siin ei peetud, et praegu on siuke samasugune pommiauk, noh. Et need mehed, kes näiteks ainult Eestis on sõitnud, pole Lommelis käinud vaatamas ega midagi, siis ega ausalt öeldes ei ole niisugust rada näinudki. Et no augud on niimoodi, et tsikkel kaob vahel ära ja no ega ma teadsin, et selle kasti pilli ja kasti amordiga saab siin keeruline olema. Aga kusjuures isegi üllatavalt okei on. Lihtsalt on liiga pehme minu jaoks praegu, et isegi julgus nagu oleks kiiremini sõita. Aga väike viga tuleb, siis see pehme mort käib põhja ära ja viskab pealt maha lihtsalt praegu, et proovime siin kuidagi nagu siukest sujuvat hoogu hoida praegu. Et eile käisime Alghero rajal, seal oli ikka, ütleme nii, tegelikult oli liiv suht sama märgi, et siin on lihtsalt sügav liiv, ei lähe nii mudaseks. Seal oli korralik siuke mudaralli. Tegime seal omad motod ära ja pidime tulema, et siuke hea trip, 2 tundi siit sõita ja jõudsime kohale, oli nagu täielik siuke pasameri võiks öelda. Aga kusjuures seal oli see traction töötas päris hästi, et panin tractioni peale, siis läks kohe palju paremaks. Et seal oli siuksed mäest üles kurvid, tagasi pööre kohe mäest üles. Siin täna ma katsetasin tractionit, no ei ole nii hea, et siin on ikkagi kuidagi see liiv on nii sügav, et põhimõtteliselt kogu jõud on nagu vaja, kuigi ega ma põhja teda ei keera, aga täna on esimene päev, kus mul teine map meeldib rohkem. Et tal on midagi alguses seda minekut rohkem ja ma ei tea, kas see on natuke siuke, lihtsalt tundub mulle natuke platsebokas, aga tundub, et see laseb nagu pöördud ka kõrgemale minna. Et siuke päris hea on selle teise mapiga praegu lasta.
vot, aga mis siin ikka jah, siin saame praegu vihma ja tuult. Kord vaheldamisi tuleb vihma ja on päike ja tuul on kogu aeg suhteliselt kõva. Päris külm on. Ja rada on karm, et korralik trennipäev siin, see on meil siis nii-öelda selle laagri viimane trennipäev, et homme lähme lennuki peale ja siis on meil see esimene laager siin läbi. Et lõpetame siukse, ütleme, päris märja päevaga. Aga ei see on motocross, sellega tuleb arvestada ja hakkama saada. Vaat, teeme trenni edasi. Believe that nothing is wrong until you're crying, and you make believe that life is so long until you're dying. You make believe that nothing is wrong until you're crying, crying on me. You make believe No nii, päev tehtud, siis laagri viimane päev. Tegime siis 2 päeva liiva, üks oli Algeros, teine oli Riolas, mõlemad olid sisuliselt täielik pasarahe. Et siin on näha ka, kui vaadata sinna poole, et ega see motocross ei ole siuke, et käid, sõidad ära ja tuled, istud mõnusalt jalg üle põlve, et praegu võtsingi pilli siis sisuliselt laiali. Teen kõik puhtaks, vahetan filtrid ära, õlid ära, panen määred puksidele ja asjadele, et siin seistes nüüd asi roosta ei läheks, et kui järgmine laager tuleme, et siis oleks pill sõiduvalmis. Aga all in all, ma jäin laagriga väga rahule, enamus ajast olin super ilm, super asukoht, nagu näed, elame mere ääres. Ja sikkel ka, et terve aega katki läks siis ainult üks plastik. Ja kõik muu töötas nagu valatud. Ja ilmselt järgmisse laagrisse nüüd võtame natukene jämedamad vedrud kaasa. Proovime siin samas koha peal need vedrud alla saada. Ja vaatame siis, mis siis saama hakkab. Et see on viimane päev siin Riola liivases suurtes aukudes sai nagu päris hea tunnetuse kätte. Aga konkreetselt see pehme stokkamort siis hoiab tegelikult seda kiirust tagasi, et mul oleks vaja juba kõvemat amorti, et saaks kiiremini edasi liikuda. Aga jah, tänud vaatamast ja kommenteerige, mis te veel näha tahate, mis te järgmistes laagrites näha tahate ja kuidas üldse meeldis on ju. Me tahame teie tagasisidet kuulda. Pange like ja suub ka, näete meie järgmised videod ka. Tšau!